nädalast rohenäpud. Minu kalender ütleb, et külviaeg on käes, näed isegi mul on seemned olemas, kõik Kersti ja mulda tõin siia meie nurka. Kas ma kiirustasin üle või olen täpselt õige poiss? No eks see märtsikuuse esimene kevadkuu ole, nii et kui siin läbi aegade on olnud see naistepäev, niisugune tomatiseemne külviaeg või alguse aeg, siis kui sul on niisugune hea köetav kasvuhoone, soe, siis sa võiks juba seemned mulda panna. Aga kui sul on selline tavaline külm kasvuhoone, siis hakka ettevalmistusi tegema, et mõtlema, vali need seemned välja, loe hoolikalt sordikirjeldusi, kindlasti vali midagi uut ja põnevat. Nii, sul on kindlasti kõik need sordikirjeldused peas, ole hea, kommenteeri kiirelt üle, mis on mis ja mis on mida väärt. Et kui mina nüüd oma kodukasvuhoonesse vaataksin, siis ma kindlasti paneksin ananassi, see on kollase viljaga selline mõnus lihatomat, hästi mõnus võileiva peale lõigata ja suhteliselt vähe on temas hapet, et need, kellel nii-öelda selle kõhuga ka häda on, et happelist asja väga ei taha, siis neile suurepärane. Green Zebra on samamoodi mõnus magusa viljaga. Kui kindlasti võib kodukasvuhoones olla kirstomatit, need on niisugused parajad korraga põske pista ja siis ma vaatan, et sul on siin niisugune südamekujulised, alles oli sõbrapäev mõnusad. Mida me nüüd teeme, kas külvame teisel ajal või nihutame sõbrapäeva? Pane somatid säilima, siis saad sõbrapäeval süüa. Ja tegelikult on siin üks uus selline kirstomati sort Tutti Frutti. Need sellised tilgakujulised viljad, aga mis tema omapära on hästi pikad kobarad, nii et niisugune 30 sentimeetrit kobarat ja kujutad siit, kui palju neid vilju seal küljes on. Mõnus grillsalat. Nendega saab ilmselt ja suvisel grillpeol väga ilusa lauakatte tekitada. Nii. Ja mis võiks veel olla, et üks selline kõige tavalisem tomat, nii nagu me poest ostame salati jaoks sellised keskmise viljaga, hästi saagikas ja ma tean, et päris paljud aiandid kasvatavad seda sama Pablo sorti. Standardne mõõt. Seemnetega on asi selge, võtame nüüd mulla. Ma hankisin siia meie stuudiosse Ussimaa mulla eelmisest aastast. Mul on väga hea kogemus selle mullaga. Mida sa kostad, kuidas sa kiidad või laidad mind? Ma kiidan vihmausse. Nii et vihmaussid teevad väga head tööd aias ja on aiapidajale väga suureks abiks, et kindlasti on see hea valik. Kui me ta nüüd lahti teeme, siis siin on näha, kuidas ussi me ei näe. Ussi me ei näe, aga me näeme usside poolt töödeldud sellist komposti ja sõnnikut. See on umiinapetest hästi rikas ja on hea start seemnetele. Ja nüüd ma valisin sellise väikeste aukudega kasseti, pane siia ühe nurga sisse. Paprikaseemned on sellised, mis võiks panna individuaalselt iga üks oma pisikesse potikesse, et paprikale väga ei meeldid, kui tema juuri torgitakse ja ümberistutamise käigus nagu segatakse ja see muld on meil siin üsna kuiv siin pakis, nii et kindlasti peaks niisutama ja et võib-olla isegi kui teinekord see muld tuleb või turbasegu tuleb kotist hästi kuiv, et siis oleks hea võtta suur ämber ja valada sinna ämbri sisse natukene käesooja vett ja segada siis korralikult läbi, et see külvimuld oleks parajalt niiske, sest iga seeme hakkab ju idanema siis, kui tal on hea soe ja tal on piisavalt niiskust. Mis ma teen veel? Me panime selle siia niimoodi ilusti kohevalt, aga me vajutame sellega natukene kokku, et see seemne kontakt mullaga oleks parem. Et võib-olla siia oleks võib-olla isegi mulda natukene juurde vaja. Nii, aga teeme paki lahti, vaatame, mis siin põnevad sees on. Nii, ma vajutasin ta tihedaks ilusti. Ma leidsin sellise toreda abivahendi, millega saab väikese augu teha, et sobib ka... Selliseid augutegijaid on siin massiliselt. Sobib ka grilltikk või nael või pliiats või... Ma olen siia vajutan kergelt mulla sisse. Vot nii, ma arvan, et sellest nüüd piisab. Ja kuna meil sellega külvikasseti jaoks täpse suurusega seda minikasvuhoonete või katet ei ole, siis tegelikult idanemise jaoks võib siia panna ka täiesti tavalise kilekoti või pakkekile peale, et see võtab 2-3 päeva ja nii kui tõusmed tulevad, et siis saab selle ära võtta. Mis veel? Sa võiks selle panna kuhugi sooja koha peale. Idanemiseks valgust vaja ei ole tal paprikal. Et vii põranda kütte peale kuhugi. Otsin, panen põranda kütte peale. Sest see muld peaks olema selline 22-24 kraadi, et see me saaks aru, et tal on nüüd mõnus ja soe ja
aeg on kasvama hakata. Super, suurepärane. Ussimumullas on seeme sees või vabandust, ussimumullas on lisaks seemnele ka väetis sees, eks ole? Jah, esmased toitained just nimelt ka selles kasvusegus on ilusasti olemas. Üks töö, mis meil veel tegemata on, meil oleks vaja see külm markeerida, et me teaks, kuhu me mida panime. Üks asi veel, mida ma tahtsin küsida su käest, et kui meil nüüd on inimesi, kindlasti on inimesi, kellel on eelmisest aastast kuskilt mingit külvi või ettekasvatusmulda jäänud ja mitte kõigil muldadel vist ei ole väetis sees, ega? Vot see on nüüd vaja paki pealt lugeda, sest neid, mis kaubanduses saada on, neid on nii palju erinevaid, aga enamus neid valmis segusid ikkagi on neutraliseeritud ja väetisega. Ma küsisin sellepärast, et kui ma käisin nii-öelda hankereisil, siis ma haarasin ka külvi ja istutamisväetise, et juhul, kui ei ole nagu mullal teada, et seal väetis sees võib natuke panna. Võib, aga külvide puhul tuleb olla hästi ettevaatlik, sellepärast, et kui on liiga palju toitaineid, siis võib külvidele liiga teha, aga nii kui selle taime idulehkesed siit paistma hakkavad, siis võib juba talle väikest viisi lisaväetist anda, kui sa tead, et selles mullas väga palju kaasa pandud ei ole. Super, suurepärane. Me kohtume sinuga ilmselt ka järgmisel nädalal. Kevad on käes, kiireks läheb. Kas kannatab aiatöid teha, kas ma saan planeerida, et meie aianurgad igas saates on? No, ikka saab aiatöid teha, et tänasel päeval on meil juba täitsa kevad väljas, nii et oleme valmis. Head rohenäpud, olge meiega.